Taas kord Nõukäst eetris, jõulud on järjest lähemale meile tulemas. Janar, sul on juba jõuluärevus sees, päkapikud käivad? Päkapikud ei käi, ju ma olen paha poiss olnud, aga muidu ärevus on ikka, jah. Et ootad, harjutad luuletusi kodus? Jah. See on hea. Aga ega me sellest ei tulnud rääkima täna, et kuidas meie jõuludeks valmistume, vaid loomulikult nagu ikka on meil saates külas külaline nagu kord ja kohus, nagu meie saate reeglid ette näevad. Ja Janar, kes meil täna külas on? Meil on täna külas Imbi Tanilsoo, õpetaja, pedagoog, ma ei teagi. Ma selles mõttes küsiksin siis pigem, et äkki Imbi sa ise räägid, et kus sa tuled ja millega sa tegeled ja nüüd mul läks vist sassi see. Kes sa oled, kus sa tuled ja millega täpselt tegeled? Hea küll. Ühesõnaga, see, mida Mikk küsis. Tere! Tervist! Mina tulin praegu siia Nõo koolist. Mul on 2 vaba tundi ja paras aeg natukene siis rääkida oma tegemistest. Just. Mina olen praegu väikeklassi õpetaja ja see on üks väga tore armas klass, kus lapsed vajavad veidi rohkem tähelepanu, aga nad on nutikad ja armsad nagu kõik teised lapsed ka suurtes klassides. Aga samas kord nädalas me nüüd kohtume ka teiste lastega. Meil on esmaspäeviti advendi hommikud. Oi! Ja advendi hommikul ma siis räägin lastele, mis see advent on. Ja niimoodi mööduvad meil kõik need nädalad, nii kaua kui kätte jõuavad jõulud. Ja kui tuleb jõulunädal, siis ma teen lastele sellise toreda jõulunukuteatri. Ossa! Aga enne äkki, kui me läheme rohkem jõulude juurde ja ütleme advendi ja üleüldse pühade juurde, et äkki paari sõnaga räägiks, läheks natukene ajaloo radadele ka kõndima, et kuidas üldse niimoodi juhtus, et see õpetaja amet sai nagu valitud, et kas see oli niisugune juba lapsepõlves selge, et läheb see hariduse teele kuidagi see kõndimine või see tuli kuidagi elu käigus? Jah, see on üks väga põnev lugu, sest mina olen lapsest saadik tahtnud õpetajaks saada. Juba siis, kui ma käisin Laguja koolis, ma vaatasin, et minu õpetaja on väga vana, et kui mina kooli kunagi ära lõpetan, siis ma hakkan Laguja koolis õpetajaks. Ja oi, kui kurb, ma olin 8. klassis, kui pandi Laguja kool kinni. Ja see lõi mu plaanid täielikult sassi. Aga kuna ma olen selline kaljukits, siis mul meeldib hüpata tundmatutesse kohtadesse ja ma otsustasin, et olgu. Õpetajaks praegu ei saa. Ma töötan nii kaua oma kodumajandis traktoristina, kuni kool lõpuks lahti tehakse. Uuesti avatakse ja siis ma lähen sinna õpetajaks. Ja see läks täpselt niimoodi. Ma töötasin ikka päris kusagil 6 või 7 aastat traktoristina. Alustasin D25-ga, lõpetasin MTZ 80-ga. Noored vist ei teagi, mis masinad need on. Aga ma arvan, et vanemad inimesed ikka mäletavad veel neid nõukaaegseid traktoreid. Ja kui siin oli veel üks vahva lugu. Isa ja ema ei tahtnud, et ma traktori pealt ära lähen, sest et traktori peal teenis 3 korda rohkem kui õpetaja. Aru saada. Aga mul tuli seal väike konflikt tööandjaga, siis isa ütles, mine käi haridusosakonnas ära. Siis seal vaadati mind ka ülevalt alla, et hull peast või? Sa tead ka palju teenima hakkad. See ei tea, aga ma tean, et palju vähem. Aga mind see ei huvitanud, ma tahtsin saada kooli laste juurde. Ja nii siis oligi, et mind suunati siis kohe Värskasse õpetajate kursustele, seal oli just nende 6-aastaste programmi algus nii-öelda. Ja siis ma sain seda õpetust, kuidas 6-aastasi lapsi koolis õpetada. Ja sügisel saingi omale siis 1. klassi, kus oli algselt
6 pärast 8 6-aastastest, pärast panid 2 vanemat panid veel lapsed juurde ja 2 kena 3. klassi neiut, nii et alustasin ka liitklassiga. Ja nii kaua ma olin seal siis tööl nii õpetajana kui ka juhatajana, vahepeal omandasin kõrghariduse koolitöö kõrvalt. Ja siis nii kaua, kuni kool kinni pandi, olin Laguja koolis, siis olime veel 4 aastat Nõo filiaalina, nii et 2020 kuni 24, 2004, 20, jah, 2000 kuni 2004 olin ma juba Nõo kooli õpetaja ka. Lihtsalt Laguja kool oli Nõo filiaal. Aga pärast selle filiaali sulgemist siis mind koondati ära, et Nõo kool ei vajanud minu teeneid. Nii. Ja siis ma tegelikult valmistasin ennast ette järgmiseks etapiks koolis. Ma töötasin Tartu Maarja tugikeskuses, ütleme päris raske sügava vaimupuudega täiskasvanute õpetamisega. Ma olin tegevusjuhendaja. Nii et ma olen ka tegevusjuhendaja paberid, ma olen saanud ka pimekurtide koolituse läbi teinud, nii et ma suudan ka pimekurtidega hakkama saada. Ja kuna ma tutvusin seal ka erinevate erivajadustega ja kui millalgi käis plõks ja avati peedukool, siis tuli kohe kutse, et Imbi, kas sa tahad tulla? Ja siis ma alustasin siis peedukoolis. Uuesti läksin nagu teisele ringile ja tõesti tore seltskond, väike klass, aga ega ma seal kauem ei olnud kui 3 aastat. Leiti, et ma ei ole piisavalt hea. Okei, nii. Aga edasi ma läksin siis Puhja kooli, kus ma sain ka toreda klassi ja ma nägin, et see on vist minu, kuidas ma ütlen, missioon tegelda selliste eriliste toredate lastega. Aga siis tuli see koroonaaeg ja mul oli see tähtajaline tööleping ja siis ma mõtlesin, et olgu, ma jään pensionile. Vanust oli juba nii palju ja et ma ikka ei viitsi nende lastega mässata. Ja kui tuli see september, 1. september ja ma ei olnud koolis, siis see oli õudne. See oli õudne. Pisarad voolasid, ma pean kooli saama. Ja 2 nädala pärast otsis Nõo põhikool endale abiõpetajat, nii oli plaks mul kohe avaldus. Ja siis olen nüüd on juba 6. aasta Nõo koolis nii-öelda tagasi. Aga ütleme, töötamine just mul tekkis siin sellega küsimus, et just nagu töötamine inimestega, kellel on erivajadused, et nagu sellega, et selles nii-öelda ruumis on nagu olete oma jagu aastaid töötanud, et minu küsimus on nagu see, et kuidas selline erivajadustega inimeste eest nagu hoolitsemine ja nende õpetamine nagu ajaga muutunud on, sest ma kujutan ette, et nagu on kindlasti mingid meetodid, asjad arenenud edasi ja et kas me oleme nüüd siin, ütleme aastal 2025 selles mõttes nagu paremas kohas, et erivajadustega inimesed saavad nii-öelda paremini vajalikku haridust, hoolt ja asju, mida neil on tarvis, kui ütleme oli võib-olla, ma ei tea, 2000-ndate alguses või kusagil seal. No siin on nüüd, võib mõista kaheti. Minu enda 2 poega on käinud ka erivajadusega laste koolis, vanem käis Masingu koolis, noorem käis Tartu Maarja koolis ja nad said kõik vastavat õpet, vastavalt oma arengule, võimalusele, oma probleemidele ja praegu mul vanem poiss on lõpetanud ülikooli, esmaspäeval läheb Jaapani keele eksamit tegema Soome. Iseseisvalt rändab ringi mööda maad, ilma õpib enne mõnda riiki minekut ära ka vastava keele, aga tavakoolis ta õppimisega hakkama ei saanud, see oli võimatu, et ta ei pidanud esimeses kooliastmes mitte paari tundigi koolis vastu, siis oli ta juba läbi. Et tegelikult, kui laps saab õpet õiges koolis, õiges seltskonnas, on sellel väga head tulemused.
aga kas on, ütleme, erivajadustega laste puhul ja selline, kas on selles mõttes ka nagu muutumas võib-olla see arusaam nagu sellest, et kui laps käib erivajadusega klassis, et siis ei ole nii-öelda midagi veel raisus ega midagi kadunud kuhugi, et kas on nagu, sest ma ise küll ei ole lapsevanem, aga nii-öelda võib-olla kõrvalt olen seda märganud, et kuidagi see tekitab võib-olla mõndadel lapsevanematel justkui nagu ebamugavust, kui nad teada saavad, et laps on erivajadusega klassis, aga tegelikult see ei ole ju. See on eelarvamus, Just. sest lapsed saavad lihtsalt rohkem tähelepanu, aga nad õpivad ikkagi samu asju, mis suurtes klassides. Ja kes ongi natuke jäänud arengus maha, need arenevad järgi ja vaated lähevad veel mööda. Et sellepärast ei ole üldse mingit probleemi, kui lapsed ilusti õpivad, ilusti püüavad, meil on aega ja võimalust neid rohkem õpetada, rohkem küsida ja nende õpitulemused tulevad väga head. Jah, aga tuleme sealt nii-öelda klassiruumist otseselt või võib-olla natukene rohkem välja ja tuleme rohkem siia nii-öelda pühademaale, jõulumaale, et siin saate alguses sai paari sõnaga räägitud, kas oli Nukuteatri, oli ka adventidest rääkimine, et kuskohast me sealt täpsemalt pihta hakkame, on võib-olla vaba valik, aga minu võib-olla selline esimene avaküsimus võib-olla oleks nagu see, et mis asi see adventi üleüldiselt ikkagi on, et ega ma päris aus olen, siis ma päris täpselt ise ka ei tea. No selleks ma võtsingi siin kaasa natukene nii-öelda spikrit, abivahendid, mida me kasutame lastele advendi hommikul advendist rääkimiseks. Ja mis see advent on? See on ootuse aeg. Me kõik ootame midagi. Kes ootavad paremat palka või jõulupreemiat täiskasvanutest? Lapsed ootavad päkapikke, aga 2025 aastat tagasi ootasid inimesed Messiase, inimeste päästja tulekut. Ja mul on selline tore kaart, kus on üks advendiküünal ja käsi osutab kuhugi. Ja kelle käsi, see on prohvetite käsi. No prohvetid on siis need, kes saatsid Jumala sõnumeid maa peale ja prohvetid rääkisid juba ammust ajast peale, et Petlemma linnas sünnib inimeste päästja, suur kuningas. Ja nii need inimesed seal siis ootasidki. Ja ootuse värv on lilla värv, kuninglik. Jeesuse ootuse värv on siis lilla, et see on nagu kuninga tuleku ootus. Siis advendiküünlad ka tavaliselt on nagu lillat värvi, kas lilla või roosa, aga valdavalt lilla. Et see on kuninga tuleku ootus. Teine advent, see on siis järgmine esmaspäev, ma räägin lastele, kes on Petlemma poole teel. Mul on kaart, kus on 2 küünalt ja väike linna siluett. Ja siis ma räägin neitsi Maarjast, kuidas Maarja jäi lapseootele ja kuidas nad siis pidid minema Petlemma linna koos Joosepiga kaaslaseks, sõidukiks ainult eesel. Mul on selle komplekti jaoks ka vastavad nukud olemas, siis me paneme need nukud sinna kaarti peale. Ja 3. advent räägib siis juba sellest ajast, kui Jeesus on sündinud. Siis ma räägin karjastest, sest esimesed külalised, kes tulid Jeesust vaatama, olid karjased. Kui ingel neile kuulutas, et minge vaadake, taevas on täht, tähe all on laut ja sealt te leiate lapsukese, kes on Issand Kristus. Ja viimane 4. advent, siis ma räägin 3 kuningast, kes on täpselt samuti Petlemma poole teel koos kallite kingitustega, need on siis need tähetargad, astroloogid, nii kuidas neid nimetatakse, kaasas siis viiruk, mürr ja kuld. Ja viimane siis, kui ma pean tegema siis seda nukuteatrit, sinna ma võtan kokku, mul on vastavad ilusad uhked nukud ja siis ma teen läbi kõik selle nukkudega lastele.
Siis mul on seal kõik Maarja ja Joosep ja 3 kuningat ja lambad ja karjased ja isegi natuke loomi ja väike Jeesus lapsekene hälli sees. Ohoh, siit ma pean kohe küsima, et aga kust üldse selline idee tuli, et nii-öelda läbi siis nukuteatri võib tegelikult ju öelda, et nii-öelda neid teadmisi nagu lastele siis edasi anda. Ma olen aastaid olnud Valga praastkonnas pühapäevakooli õpetaja. Ja aja jooksul on mulle kogunenud igasuguseid materjale. Ja tänu nende materjalidega ma saan teha lastele neid lugusid huvitavaks, näitlikustada, nad elavad siia tegevustesse sisse. Ja natukene neid piiblilugusid ma saan lastele õpetada koolis, kus mul on pärimuskultuuriring. See on neljapäeviti. Sellel aastal kestab see ring kahjuks 3 tundi, eelmine aasta oli 4 tundi. Jah, tunneme, et 3 tunnist on vähe. Sest kes tulevad sinna ringi, need hästi aktiivsed lapsed, kes tahavad osaleda igal pool, nad on laulukooris, nad on muusikakoolis, nad käivad Triiniksis tantsimas, nad käivad igasugustes huvialaringides. Mõni laps saab ainult tund aega olla, mõnel lapsel on 6 tundi, tema saab olla siis nii-öelda 2 tundi ainult. Ja see ring nagu koosneb erinevatest osadest. Alguses on kogunemine 1:30, no mul endal on ka päris palju tunde, nii et 1:30 hakkame kogunema. Siis annan neile kätte kohe meisterdamised, mis neil eelmine kord pooleli jäi. Et meil on väga suur osa on meil käelisel tegevusel. Ja see aasta me oleme siis pununud erinevaid vaibakesi looduslikest materjalidest. Pärast seda asusime viltima, märgviltimine, kuivviltimine. Ja nüüd viimane töö siis lapsed märgviltimise teel viltisid naturaalsest lambavillast sellised mõnusad väiksed vildi tükid ja nüüd nad siis šabloonide järgi lõikasid välja inglid ja me meisterdame ingleid. Okei. Ja kes nagu hiljem liituvad või ei ole jõudnud nii kaugele, sest no me tegime ka villast pildid, mõned veel viimistlevad, et saavad teha siis piparkoogi vormide järgi. Meil 1 tund on jäänud ainult järgmine nädal, et siis saavad teha jõuluehteid. Siis teine tunni osa on meil nii-öelda jutuaeg. Siis tunni alguses lapsed veel täidavad ära oma need kaustad, päevateemad panevad kirja, igal lapsel oma kaust. Kaustakaane peale paneb tunnis osalemise kleepsu. Ja siis need päevateemad me räägime läbi. Alustan kalendritähtpäevadest, millest ka väga paljud on siiski kirikuga seotud ja piibliga. Ja laste soovil on teine osa on siis piiblilugu. Okei. Ja siis ma võtan jälle kaasa oma pühapäevakooli materjalid. Need lapsed, kes on nüüd käinud juba päris mitmeid aastaid, nendel on juba 11 meelde jäänud, sest ka eelmine aasta oli täpselt samuti. Ja siis me jälle jutustame ja arutame, mis selle looga on tahetud meile õpetada. Ja nüüd see aasta on veel laul. Et me harjutame jõululaule, et minna 13. see on 3. advendil, igatahes 3. advendil Nõo kirikusse kogudusele laulma. Et meil on see plaanis, osa lapsevanemaid on juba lubanud, et lapsed võivad tulla ja siis me esineme kirikurahvale, teeme neile seda rõõmu. See on küll väga tore, väga tore. Jaa, mul oli selline küsimus, et lihtsalt huvi pärast, et kas tänapäeval on ka veel nagu kasutusel see laste piibel, see Heleseniste kantega? On ikka, täiesti on, need on saadaval ja ma olen sageli lastele ka näidanud, paljudel lastel on nad kodus olemas, et seal on väga ilusad illustratsioonid ja lühikesed jutukesed. Et ilusti selges lihtsas lapse keeles on. Mäletan ka oma lapsepõlvest või kuidagi niimoodi, et see nagu käis läbi. Siin Nõos siin päevakeskuses olid ka kunagi mingisugune, ta ei olnud päris pühapäevakool vist, aga olid ka lastele suunatud mingisugused sellised nagu, noh, ma ei tea, siis seal sai ka nagu kas meisterdada või mingisuguste
nagu piiblitegelastega mingisugused väljalõiked olid, sai seal mängida või ma täpselt ei mäletagi, mis ma see oli. tegin pikka aega Nõo noortekeskuses, tegin pühapäevakooli. No vot. Siis kui Egle oli siin ja kui ta kui Egle alustas siin, siis olin mina ka. Ja alguses, kui see noortekeskus võttis seda hoogu sisse, siis esimestel aastatel oli põhiring oli pühapäevakool. aga aja jooksul on nagu see kasutus suurenenud järjest rohkem ja siis lõpuks ma tundsin, et seda rahvast oli nii palju, et hakkas vaikselt segama meie tundi. Ja siis ma pidin sealt välja kolima ja otsima teise koha. Arusaadav. Aga siit korra käis nagu see läbi, et laste nagu enda soovil nii-öelda neid piiblilugusid nagu vaadata, et see oli võib-olla minu jaoks natukene üllatus, aga võib-olla on sellepärast, et kui mina koolis käisin ja asju, siis oli kuidagi selline, ma ei teagi, mingite Nõukogude Liidu jäänuk või midagi selline, et siuke superateism oli selline nagu sügaval südames, et kuidas siis nagu noortel see nii-öelda selline piiblilugude nagu selline vastuvõtmine on ja kuidas ja kui hästi siis nemad nagu nii-öelda nendest lugudest aru saavad, sest tegelikult ma võin arvata, et tegelikult ega päris täiskasvanud just ka tihtipeale tegelikult ei saa nendest lugudest päris aru. Eks ma jutustan ka neile neid lugusid, mida ma ise tean ja meil kunagi Elva kirikuõpetaja Vallo Ehasalu tegi mul kodus piiblitunde. Võtsime rahva kokku ja siis ta seletas väga palju neid piiblilugusid lahti. Eks ma panin kõik need ka tallele endale, et mis aitab, sest tõesti, nendest on raske aru saada. ja no ütleme seal Uues Testamendis Jeesus isegi oma jüngritele on vahel ütlenud, et oi, te olete pimedad ja te ei kuule, mis ma räägin. Et ei saagi aru tegelikult, kui on selline, kui sa midagi ei tea, ega siis ei saa aru küll. Aga mul on päris pikk pagas, et olen kuulanud ja õppinud ise. Ja tuleb ka sügavalt läbi mõelda, et mis on taust ja mis on nagu selle eesmärk. Sest tegelikult igal lool on mingisugune eesmärk midagi õpetada. Ja, seda küll. Aga ütleme, aga seal on ju see ka, et ütleme, et lugudest aru saada, et seal on vist see nii-öelda taustteadmiste pagas peab ka olema nagu selline omajagu suur. No mind aitavad väga palju ka nüüd need erinevad Viasat History saated ja seal on nüüd piibliteemalisi on tehtud väga palju dokumentaalfilme, kus käiaksegi piibliradadel, otsitakse neid päris ajaloost, neid erinevaid kohti. No ütleme, et ühes filmis tuli välja, et leiti umbes sellest kohast paat maa seest, kus Jeesus käis järvel oma jüngritega. Nad sõitsid tihti üle järve, Geneetsareti järve, et sealt leiti Tateengu järgi umbes samast ajastust neid paate ja no ma ütlen, et ma huviga jälgin ka erinevaid telesaateid, mis räägib, muidugi mõned ajavad ikka päris udu ka. aga no seal tuleb ka terad eraldada sõkaldest. Aga no üht-teist ikka tuleb, jah. Ja, ma tõlgin neid saateid vahepeal. Et siis hiljuti, või mitte hiljuti, aga see oli vist ka 2000 alguse poole, kui vist leiti ju see nii-öelda siis, ma ei teagi, mitte nagu, ma ei tea, kaev või mis see täpsemalt seal piiblis oli, kus siis selle Jeesus pimeda nagu nägijaks tegi või minu arust see koht leiti ka nagu nii-öelda ajalooline koht üles ja igasuguseid selliseid põnevaid asju tuleb nendest saadetes ja et ma ütlen, et tore, kui ta nagu läheb kokku, aga kui hakatakse üle pipardama, nagu selle noalaevaga oli, see on ikka veits natuke jahur. Mis selle noalaevaga oli? Et olevat leitud siis Ararati mäe pealt mingisugune see noalaeva nagu kujutis ja see ikkagi... Jaa, tuleb tuttav küll, jah. See on natuke läheb müstikavalda.
aga tulles tagasi nüüd siia nii-öelda jõulude juurde tagasi, et sai nii-öelda nendest 4 advendist siin natukene räägitud, aga mis meil siin jõuluajal nagu veel selles mõttes toimumas on, sellepärast et on ju siin ju veel asju enne jõulu ja jõulude ajal tulemas, et mis meil siin veel peale adventide siis jõuluajaga kaasas meil käib? No siin ju Nõo kool korraldab kirikus päris kontserti, et see kiriku kontsert on tulemas. 14. Et ma just vaatasin, et mul jälle ringipäev, aga me jõuame ikkagi ringi ära teha ja siis ma jõuan pärast veel kontserdile ka minna. Et siis tuleb, ütleme, et siga mega pikk tööpäev. Aga tahaks nagu ikka kõigest osa saada. Arusaadav. Ja jõululaat tuleb 10. minu arust koolis. 10. 10. Selge. Jah, tasub nendel asjadel vast seal, ma arvan, Nõo vallalehel on ka äkki mingid uudised. Ma usun ka, et need on ikka ja need Facebookis liiguvad need reklaamid ja. Aga kui jõuludest natukene veel siin rääkida ja võib-olla sellises nagu ajaloo kontekstis, et kui nagu ilmselgelt selle teemaga kokku puutunud, et kuidas on selline jõulude tähistamine meil nii-öelda ajas muutunud, kui nagu vaadata seda, kuidas me inimestena või just eestlastena siis selle nii-öelda jõuluajaga ja jõulutraditsioonidega nagu toime tuleme, et kas see on meil tänapäeval muutunud rohkem selliseks puhtalt kommertslikuks asjaks, et ostad Coca-Colat ja vaatad Coca-Cola jõuluvana või on meil ikka midagi hingelist järel ka? No eks see sõltub täiesti inimestest endast. Mõni ütleb, et tema vihkab jõule, sest peab nii palju poes käima ja kingitusi ostma, aga see ei ole ju jõulude mõte. Et pigem on selline pereühine koosolemine, jõululaulude laulmine, kirikus käimine. No see on nagu või surnuaias küünal süüdata, see on ikka rohkem selline hingeline üritus, aga neid piduprallesid ju ikka peetakse ja kingitusi krahmatakse ja joostakse mööda poode, see ikka käib, aga minu arust need kingitused peaks jääma ikkagi ainult laste reaks, ja ka mitte mingisugused mega uhked, vaid ikka sellised, mis lapsele meeldivad, aga mis ei ole üle paisutatud, nagu ütleme läpakaid kinkida või midagi sellist. Halloo, mobiiltelefone, Et pigem midagi rohkem sümboolset ja ilusat. Aga kas meil nagu nende, just nagu selle advendi asjade juurde tagasi tulles, et kas või nagu näiteks minu jaoks oli üllatav see, et ma ei teadnud seda, et näiteks, et küünlad peaksid olema, olid need vist lillat värvi vist olid need on ju. Et mina olen nagu aru saanud, et need on alati olnud valget värvi ja paljud... Võib kasutada ka teisi värve. Mõni aasta ei olnud üldse lillasid küünlaid saada. Siis tuli kasutada seda, mida on sinist, ka sinine on advendivärv, valget, aga jõuludel on kindlasti punane, Jeesuse värv. Siit mul kohe tekib küsimus, et punane, miks on punane Jeesuse värv? Jeesus on armastus. Ja Jeesuse veri peseb maha meie patud. Et tema meie lunastaja. Et tema vere läbi oleme meie saanud pattudest vabaks, kes temasse usuvad. Aga kas siit olekski võib-olla hea küsida veel kohe sellise natukene sümboolika kohta, et mis on meil veel sellised, ütleme, just nagu ilmselged asjad jõulude juures, nagu just näiteks vaata nagu punane värv on jõuludega samastub, et mis meil on veel selline ilmselge sümboolika ja mis me nii-öelda justkui näeme kõik jõulude ajal igal pool, aga võib-olla ei mõtle selle peale, et mis need tegelikult tähendavad? No nende värvide kõiki neid tähendusi ega minagi ei oska öelda. Aga eks see roheline ole meie jõulukuusk, mis on meil juba aastaid olnud, eks ole, Saksamaalt sai ta alguse tänu selle Luteri kirikuga ja valge lumi.
aga kas on äkki meeles paari sõnaga seda ka jõulukuuse lugu ka meelde tuletada, sellepärast et ma tean, et ta Saksamaalt alguse sai, aga ma pean tunnistama, et ma täpselt ma ei ole kindel selles, mille pärast meil jõulukuused nii populaarsed on, sellepärast, või noh, et me neid kõik tuppa toome, kui jõuluaeg on käes. No ega minagi täpselt seda tea, aga ma olen lugenud raamatut Martin Lutherist ja seal oli juba kirjas, et temal oli jõulukuuski igastahes toas jõulude ajal, kui tal oli pere. aga ma täpselt ei tea, see kusagil võib guugeldada, siis saab teada, aga ma ei ole sellele nii palju tähelepanu pööranud. Aga jah. Ja mul, ma ei teagi, see on võib-olla lihtsalt arutlemise koht, sest mul tekkis üks küsimus päkapikkude kohta, mis ei ole, see on ka pigem siuke ilmalik asi, on ju, et ma sain hiljuti nagu teadlikuks sellest, et see, et päkapikud käivad nagu kogu selle advendi aja igal hommikul, et see on tegelikult suhteliselt nagu Eesti asi vist või nagu, ma ei tea, võib-olla mujal veel, aga enamasti on muudes riikides on näiteks, hiljuti oligi ühe tuttavaga juttu, et Slovakkias oli või on niimoodi, et ainult 6. detsembril tuleb mingisugune, siis pannakse suka, siis see on ju mingi ja siis nagu rohkem ei ole. Ja siis on jõulud, et nagu, aga et see päkapiku traditsioon, et kust see huvitav tulnud on meile niimoodi. Aga see on, pigem see toob nagu jõuluaega seda müstikat. Sest kui mina olin laps, siis mina kirjutasin ka puuoksaga lume peale päkapikkudele kirju. Ja kui ma nägin neid hiirejälgi, siis ma vaatasin, et oi, päkapikk on läinud, päkapiku jäljed, sellised pisikesed. Kuigi sellist päkapikutamist ei olnud, nagu tänapäeval on, et hommikul tuleb, toob sulle sinna sussi sisse. See tuli kunagi hiljem, aga see päkapikud ikkagi olid. Ja selles see päkapikk, tegelikult mõtlen huvitav, eks see nagu põhja pool ka on see teema kindlasti nagu. Skandinaavia maades ja Rootsis. Ilmselt see kuidagi sealt siia poole siis. Mul on klassis üks suur päkapiku raamat, mõtlesin, et kui tehakse, et see on selline ilus lasteraamat, siis hakkame uskuma. Et nii tõetruult on kirjeldatud päkapikkude elu ja kus ikka missugused päkapikud elavad, väga äge raamat. Aga eks ta jah toob nagu seda müstikat ja seda erilist õngu, sest ma ütlen, et nagu inglitest ja jumalast ei tohtinud rääkida nõukaajal, aga päkapikud ei olnud keelatud. Oli vaja kuidagi asendada. Jah. Aga korra siit mul tuli jõuludega seoses tuli veel ka selline mõte või küsimus, mis mul lapsepõlves alati võib-olla natukene segadust tekitas, et meil olid jõulud ja siis vahepeal enne seda ajalooliselt olid meil ka näärid ja asjad. Et äkki räägiks paari sõnaga sellest ka, et mis need näärid täpsemalt on ja kuidas nad jõuludest erinevad, kui üldse erinevad? No tegelikult erinevad päris palju, sest kui jõulud on selline vaikne perepüha, eks ole, me tähistame Jeesuslapse sündi, siis näärid on ju suur pidu ja pillergar, uus aasta tuleb. Mis on lärmakad peod, karnevalid, möllud. Ja näiteks minul on praegu klassis pandud üles 2 näitust. Nii. Klassi ukse peal on postkaardidest, näärikaartidest. Postkaardid näärikaartidest. Ja no kuna ikkagi nõukaajal saadeti ju neid kaarte väga palju ja erinevaid ja siis mul kodus tohutu pakid neid kaarte. Siis ma viisin nad kooli ja ütlesin lastele, vali 5 kaarti, mis sulle meeldivad ja pane ukse peale. Panid ära. Aga siin on ruumi veel. No vali veel 5 kaarti. Ja tegelikult need näärikaardid on päris lõbusad, ilusad, kunstipärased. Ja need kaardid aitasid ka lastele selgitada, mis asjad on näärid. Et see on aastavahetus. Näärid algavad 31 ja lõpevad 1. Ja, et see on aastavahetuse pidu ja ma rääkisingi, et minul jõuluvana ei olnud. Minul oli näärivana, tema tuli vana aasta õhtul.
No tükk aega ei saanud aru, kuidas sul jõuluvana ei olnud. Ütlesin, et mul oli, aga kas meile ka näärivana tuleb? Ma ütlesin, kui jõuluvana käib ära, siis vaevalt, et näärivana enam tuleb. See oleks küll hea pidu. Jah. Topelt, jah. Aga kas see tekitab ka lastes segadust, et kui mu mälu mind jääb ette, siis näärivana oli traditsiooniliselt sinine. Ei olnud sinine või? Kõik näärivanad, mida mina olen lapsepõlves näinud, kõik olid punaste mantlitega ja suurte valgete habemetega. Aga kus mul see Aga see sinise? on Venemaalt. Venemaal on nende siniste mantlitega. Mul on siis mingi mälupilt. Jaa. Ei, mina olen selle lastele hästi ära seletanud. Et mis olid näärid, mis olid jõulud. Ma ütlesin, kui mina olin laps, olid minul näärid, sest ei tohtinud rääkida Jumalast. See oli keelatud. Et kuusk ei tohtinud ka enne tuppa tuua, kui olid jõulud läbi, siis võisid kuuse tuppa tuua. Ja said sellest aru. Aga siin korra, kuna ilmselgelt mina sündisin peale Nõukogude Liitu, siis et minu jaoks on ikkagi see nagu nii selline kuidagi ulmeline nagu mõelda, et ei tohtinud rääkida nagu jõuludest, ütleme siis nagu kristlusest. Et mu küsimus on nagu see, et aga mis siis juhtus, kui sa nagu tegid seda? Kui sa hakkasid mässama? No ma ei tea, meie pere ei mässanud. Meie pere lihtsalt ei räägitud. Mina sain sellest kõigist teada alles, kui ma olin kusagil keskkoolis, mis on jõulud. Jaa. Et ega ma ei teadnudki mitte midagi. Koolis ei räägitud, kodus ei julgetud rääkida ja ma ei teadnudki, mis olid jõulud. Aga kuidas siis ütleme, öelda harjumine või asi siis aega võttis, et kui öelda, tuli see teadmine, et jõulud on olemas ja sellised asju nagu tähistatakse, et kas see kuidagi sai nagu selline kiiresti omaks võetud ja muutus nagu loomulikuks või võttis nagu sinna ka see sisseelamine aega? Mina tutvusin jõuludega väga huvitaval moel. Ma olin Peedu Laiglas ja meil oli raadio ja seal keegi naistest ütles, et keera sinna kanali peale, sealt peaks tulema jõululaule. Ja siis ma kuulsin elus esimest korda jõululaule. Aga see oli, ma olin vanuses ikkagi kusagil juba kuskil 20 ringis, 19 vist, 19-20. Seda on nii erakordselt veider mõelda. Jah, võib-olla jah. Ja vot siis läksid minul nagu need jõulud lahti. Et ma küll ei uskunud Jumalat üldse, aga see mõiste jõulud oli kuidagi andis selle pühaliku tunde. Et on mingi tähtpäev ja eks seda ka seletati, ütleme, lahti ka ikkagi valguse võit pimeduse üle, minule sellest piisas. Et päevad ei lähe enam lühemaks ja varsti hakkavad minema pikemaks ja see nagu klaaris. Aga ütleme, et Jumala ja kiriku juurde jõudsin siis, kui mind pandi ikka väga proovile, kui mul sündisid lapsed ja siis ma jõudsin päris kohal, aga mul on väikeste sammukestega läinud see avastamine. Tark ja torma. Väikeste sammukestega. Aga kui ma olin Laguja koolis, siis ma olin juba, abielusin 27, kooli ma läksin, ma olin 25, siis igastahes meie tõime juba kooli kuuse jõuluks. Seda ma mäletan. Ja mina tõin põhjenduseks, et pärast nääripidu algab koolivaheaeg ja miks ma siis toon 2 päevaks selle suure kuuse. Las lapsed naudivad, et me saame proovi teha ja just. Seal kuuse juures ja ega mul ei tulnud sellest ühtegi pahandust. Just, tuleb kaval olla. Kuigi peod olid ikka väga pikka aega, olid ikkagi kas 28 või 29 või kuidagi nii peale jõule. Aga kuusk oli meil ennem sees.
aga siit korra selliste traditsioonide koha pealt tuleb mul veel selline küsimus ka, et no ilmselgelt seda jõuluaega just ütleme võib-olla seda talveaega on nagu erinevatel aegadel nagu kogu aeg ju ühel või teisel viisil kuidagi meeles peetud või nagu kuidagi sellel ajal midagi nagu tehtud, et minu küsimus on nagu see, et kas on mingisuguseid selliseid traditsioone või asju just meil siin Eestis jõuludega seoses, mis on olnud kuidagi, ütleme, mis võib-olla nii väga ei ole tulnud, ütleme, sellisest kristlikust maailmast, aga võib-olla meie sellisest nii-öelda maausu ajalisest asjast, et kas on meil veel nagu mingeid selliseid traditsiooni elemente ka alles? No eks ikka mõnedes peredes tuuakse neid õled, tuuakse sisse ja tehakse siis seda jõulusokku või näärisokku või kuidas seda nimetatakse. Ja siis need mängud nende õlgedega, metsas käiakse kuusk kehtimas, eks ole, loomadele toitu viimas. Ega minagi jõuluõhtul viin ikkagi oma pudulojustele ka natukene head ja paremat. Õige. Aga kas te oskate selle kohta ka mõne sõnaga rääkida, aga mis värk selle jõulusokuga täpsemalt nagu on, sest jõulusokk mul on meeles küll, isegi oli ka õlgedest tehtud niisugune, mis sai välja pandud jõulude ajal, aga taaskord tuleb tunnistada, et ega ma täpselt ei tea, mille pärast me ta laua peale panime. Ütlen otse, et ega mina ei ole ka sellest Selge. jõulusokkust. Nii. See on ka äkki seal, et kuna seal see Jeesuse seal laudas on ju või seal see sündimine ja seal olid ka need loomad olid, äkki sellega kuidagi seotud. Võib-olla ka. Sest ega siin ju oli neid varjatuid sõnumeid ikka ju, jõulukroon ju, on ju jõulutäht tegelikult ju, mis jõulukroonid valmistatakse. Loogiline. Et kui hakkad võtma neid seoseid, siis tuleb küll nii-öelda need varjatud sõnumid. Aga kui rääkida nüüd sellest, et ütleme, on see niisugune jõuluaeg on meil käes ja me hakkame siin vaikselt tasapisi jõudma saate lõpuosasse, natukene on veel aega, aga et kui rääkida sellisest nii-öelda jõuluajal olemisest ja tähistamisest, et nagu kui just nagu teie sõnadega, et mis oleks nagu see asi, mis oleks niisugune tähtis asi, millele sellel jõuluajal keskenduda ja võib-olla, mis oleks need asjad, millele võib-olla mitte nii palju tähelepanu pöörata, nagu näiteks just see läbi käidud, et võib-olla ei ole kõige tähtsam see, et kinkida kõige vingem laptop. Et mis need asjad on, millele võib-olla peaks ja võiks keskenduda just sellel ajal, mis meil siin praegu käimas on? No mina isiklikult olen keskendunud nii-öelda heategevusele, et kui tulevad need heategevussaated, siis ikkagi annetada raha sinna, kus seda väga on vaja. Et pigem on see heategevus, teise inimese märkamine, aitamine, toetamine. Ja eks see väike kingituse tegemine, see teeb ka ju rõõmu. Ega sa ei pea, mõtlen tõesti, et me ise meisterdame lastega jõulukaarte, jälle kinkida, see kaartide kinkimine on minu arust väga armas komme. Et midagi, et sind pannakse tähele, saad väikse enda tehtud, oma kätega tehtud asjakese, mis ma olen teinud. Nõus. Aga siin korra veel kordaks selle üle, et kordaks seda asjad üle, et oli tulemas väikene kontsert oli õige pea kirikust tulemas ja ma saan aru, et seda saavad kuulama tulla No kõik saavad kõik tulla huvilised, kuulama. täpselt. Et äkki kordaks uuesti üle need kuupäevad ja kellaajad ka, et siis kordamine, tarkuse ema ja kõik see. Et see on siis 14. detsember kell 6 kontsert. Ja sinna on siis kõik oodatud, see on... Ja kõik on oodatud, et esinevad koorid, muusikakool, kõik gümnaasium, põhikool, kõik esinevad. Et tuleb selline ilus jõulukontsert. Selge. Ja kuidas on, kas on esinejatel juba närv sees ka, mõtlevad, et kas saavad laulud selgeks õigeks ajaks? No nad saavad ikka selgeks, need on nii tublid lauljad kõik. Ka need, kes mul ringis laulavad, et on ka kõik lastekoori rahvas ja ilusti laulavad.
Nad on alati, need laulud on nii hästi kõlanud, et ma olen ikka võimalusel üritanud ka neid kontserte kuulata. Ja see, mis see koolis see jõululaat, kas see on ka kõikidele avatud? Nagu Ma arvan, et see on pigem koolilaste. Okay. Et mõtlesid, et saad ka minna sisseaste tegema? Et ma ei ole reklaamidesse süvenenud väga. Oi, arusaadav. Aga mingi laat oli küll niimoodi, et kas peale tunde mingi kellaaeg oli nagu kõigile avatud. Seda peab vaatama sealt. Ma usun, et seda saab äkki kuskil kooli äkki enda lehel või kusagil Facebookis ma arvan, et seal on täpne info. 21. vist tuleb siin Vallamajas ka äkki on see jõululaat, mis on nagu suurem siuke. Jaa, vist on jah, õigust räägid sa jah? See oli 21. Oli vist 21. Võib-olla oli seda saame üle vaadata. Aga ennem kui siin vaikselt pillid kotti paneme, on meil tegelikult üks selline küsimus ka, mida me oleme küsinud kõikidelt saate külalistelt. Ja see küsimus on selline, et kas teil on mingisugune selline mõte või tsitaat kusagilt raamatust, filmist, mis iganes, mis on jäänud kuidagi niimoodi kahe kõrva vahele pidama ja mida võib-olla tuletad meelde siis, kui võib-olla on olnud siuke raskem päev, hall esmaspäev, aga siis see mõte, tsitaat, midagi nii-öelda aitab päeva õhtusse veeretada. Minu keskkooli eksami, eesti keele eksami teema, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Klassika, nõus. Aga veel kord suur aitäh, et leidsite selle aja, et meiega siin natukene enne kui jõulud täiesti käes on natukene juttu puhuda. Meil oli väga-väga tore, ma saan aru, et õige pea on uuesti koolis tunnid juba algamas. Et veel kord suur aitäh, soovime omalt poolt teile häid jõule ja rahulikku jõuluaega ja ning jah, see on meie poolt kõik. Kas on veel midagi lõpetuseks öelda? Et ma sooviks ka kõikidele rahulikku jõuluaega.